Velko päevakangelase Siim Kaasiku, et võta kõigepealt mäng siis oma sõnadega kokku. Päris raske mäng oli, aga minu arust hästi võidetav, et kahju sellest punasest kaardist või siis 2 kollasest, et ma arvan, et kui meil oleks olnud nagu 11-11 vastu võrdne mäng lõpuni, et meil oleks neid võimalusi veel tekkinud ja natuke kahju isegi, et sellest liigipunktist, kuigi nagu see tuli kaotusseisust võideldes. Eelmine mäng siis kaotasite 5-1, aga täna oli kuidagi tunduvalt võrdsem see seis, et millest see võis tingitud olla? Esiteks koduväljak kindlasti, ma arvan, et esimest korda, ma ei tea, ma ei usanud, Murul on mänginud ka nagu see aeg, et nemad nagu, kes lükkavad söötu rohkem, et siin nagu väga ei anna seda teha, et sobib nagu vähem tehnilistele meeskondadele võib-olla see väljak. Ja võib-olla see väljaku pärast siis ma arvan, oli natuke kergem meil. Jõuame selle siis imetabase momendi juurde ka, et kirjelda see olukord, kuidas see toimus kõik ja mis sa ise tundsid? Väga palju ei mäletagi, mäletan lihtsalt, et pall oli nagu, tuli kuidagi, ma olen lahtiselt seal kastis ja ma mõtlesin nagu, kas minna nagu omaks võtta või panna kääre. Otsustasin panna ja algul mõtlesin küll, et nagu see on, ma ei saanud aru, minu arust oli kaitse suht lähedal, et võib-olla on ohtlik mäng või ei ole, aga silmad kinni. Ma pean videost vaatama, õnneks on telemäng ja saab vaadata järgi. Oled ka trennis selliseid pannud või on täitsa esimene kord? Ei, trennis tuleb neid iga kord praegu, aga mängus küll nagu ütleme. Trennis ma ikka löön küll selliseid ja kõik võivad seda rääkida. Järgmine mäng nüüd siis Tallinna Kalevi vastu, et kuidas sellele mängule vastu liiguti? Ja üle pika asjame punkte, et hea emotsiooniga, ma arvan, et see oli ikkagi võideldud viik, et me läheme hea emotsiooni vastu. Suur tänu sulle ja edu! Aitäh!